taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. Täna uurime lähemalt, mis elukas on uus pisikene Hyundai i20. Juba etteruttavalt võin öelda, et tegemist on tegelikult väga vahva komplektiga, kus on hästi harmoneerunud nii välimus, sõiduomadused kui ka hind. Aga nagu ikka, takseerigem kõigepealt välimus üle. Ja siinkohal on hea rääkida tulede tähtsusest autodisainis. Aastaid tagasi, kui toodi välja xenoontehnoloogia, väitsid paljud autodisainerid, et tulede osa disainis hakkab vähenema. Et kuna tegelikult on vaja üsna pisikest lambikest selleks, et kogu see funktsioon ära katta. Aga tegelikkuses on asi läinud risti vastupidi. Tulede pindala on läinud hoopis suuremaks, palju suuremaks kui nendel tõllaratastel, mis eelmise sajandi 50-ndatel, 60-ndatel autodel olid. i20 on veel erakordselt ere näide sellest. Päevasõidutuled on siin all ribana, siin on kurvituled ja lähi- ja kaugtuli ning siia ülesse on disainitud pikk riba, mis öösel annab sellist mahedat, sumedat valgust, mis kogu autole annab sellise Angry Birdsiliku kurja välimuse. Igal juhul vaadata on seda väga äge. Aga ka ülejäänud kooslus on päris lahe, horisontaalsed jooned, udutuli siin all, selline pisikene antitiivalaadne asi siin all, aga kogu see kooslus näeb välja, ma ütleksin, selline rahulik, samas sportlik, meeldiv ja positiivne. Ja ka küljejoon on tegelikult meeldivalt rahulik, väärikas, stiilne, vähemalt ei ole vinti üle keeratud. Taga on selline tüüpiline väike auto, eriti disaini nagu ei ole, aga siin tuleks tähelepanu pöörata jälle tuledele. Ja jällegi võime rääkida sellest, et on olemas lihtsalt tuled ja on väga vinged, stiilsed tuled. i20 on just need viimased. Väikeautole omane pisikene pagasiruum, mida saab muidugi oluliselt suurendada, kui istmete seljatugesid alla lasta. Seest on i20 oluliselt lihtsam. Lihtne armatuurlaud, lihtsad näidikud, selgelt loetavad ja tegelikult on siin ainult kaks asja, mis mulle ei meeldi. Esiteks on see nuppude sinine taustavalgus, mis pimedas käib täiesti närvidele ja teiseks on juhi ukse käetugi kõvast materjalist, kui sõita pikka maad, siis see käsi väsib ära. Kõiges ülejäänus on i20 minu arvates väga kompult välja kukkunud. Mõistagi kattematerjalid on lihtsad, osaliselt pehmed, osaliselt kõvad, aga kõik peamine on olemas ja tegelikult isegi rohkemgi. Me nüüd näeme selles segmendis rooliratta elektrilist soojendust. See on talvel, ma ütleksin, lausa hädavajalik ja me olemegi nüüd jõudnud selleni, et niisuguses klassis on selline lisavarustus täiesti olemas. Rooliratas on mõnus käes hoida, kõik peamised nupud on toodud siia välja. Sisedisaini üldmulje on minu arvates väga kohane just sellisele autole. Lihtne, lakooniline ja rahustav. Istmete kohta ma ütleksin kiidusõnu. Vähe on selles segmendis autosid, kuhu sa istud ja tunned ennast mugavalt. Auto pikkus on 4035, laius 1734, kõrgus 1474 ja telgede vahe 2570 millimeetrit. Mootoreid on i20 3, 1,2 ja 1,4 liitrised bensiinimootorid ning 1,1 liitrine 3 silindriga turbodiisel. Bensiinimootorite võimsused on 75 ja 100 hobujõudu. Tänasel proovisõiduautol ongi just too 100 hobujõuline. Ka madalatel pööretel veab see mootor päris hästi. Ehk kui sõidate kuskile piiratud kiirusega alasse, aga unustate käigu alla vahetamata, siis sellegi poolest mootor veab päris isukalt. Kusjuures kütuse kulu 100 kilomeetri kohta, ma ei ole nüüd päris ökosõitu just teinud, on 6,5 liitrit. Ehk siis lühidalt i20 on täiesti sõidetav, mõistliku varustusega, mõistlikus hinnaklassis ja igatpidi kompuauto. Niisiis uus Hyundai i20. Üsna isoratav kombinatsioon tegelikult. Ma kujutan ette, et me hakkame selliseid üsna pea linnaliikluses päris palju nägema, aga meie näeme teiega juba nädala pärast. Seniks nägemist.